Tere kõigile! Lugupeetud kuulajad, Eesti Pank siis asutati veebruaris 1919. Eesti Panga Rakvere osakond loodi 3 aastat hiljem, septembris 1922, kuid Eesti Pank võttis üle Rakvere Rentei varad. Rentei oli Tsaari Venemaa riigikassa osakond, kuhu siis koguti kokku erinevate maksudena raha Vene tsaaririigi jaoks. Ametiasutus paiknes siis Rakveres Tallinna tänav 3. Otse vaade sellele. See on siis praeguses Eesti Politseimuuseumi hoones, mis ehitati 1780. aastatel Eestimaa kubermangu arhitekti Johann Kaspar Moori tüüpprojekti järgi. Ja tegemist oli üsnagi tuntud arhitektiga, kes kavandas ka näiteks Palmse Võisa Häärberg ja veel mitmeid muid olulisi hooneid. Rakveresse ehitatud uhked kivihooneid hakkas siis rahvas nimetama lossiks. Ja maja oli suur, see ei olnud tervene hästi Rentei käsutuses, siin olid veel ka kohtud, arestikambrid, kus vange võtti, seal oli veel arhiiv. Eesti Panga Rakvere osakond alustas siis tööd vanades Rentei ruumides ja seal ametis olnud inimestega. Ja juhatajaks kutsuti küll mees teisest pangast, Viru panga juht Peet Sepp, kes oli selleks ajaks juba tuntud pangandustegelane Rakveres. Ta oli pärit siis Viljandimaal, töötanud Eesti Kirjastuse Ühisuse Postimees raamatupidajana ja sellest ametist kutsuti ta 1911 Rakverre vastastikuse krediidiühisuse organiseerijaks ja asjaajajaks. Ja selles krediidiühisuses töötas ta mõnda aega koos meie tuntud kirjamehe hilisema linnapea Jakob Liiviga. Ja see krediidiühisus muudeti hiljem siis Viru pangaks, mida samuti Sepp juhtis. Eesti Panga Rakvere osakonna juhi ametit ei võtnud Peet Sepp sugugi kergekäeliselt vastu. Esialgu ütles ta pakkumisest lausa ära, kuid järgmisel päeval teatas ta oma kirjas. Mõtles idee peal siiski järele ja kui veel hilja ei ole, siis teatan, et olen nõus Rakvere osakonna juhataja kohta vastu võtma. Ja samas siis ta annab ka teada, miks ta sellega nõusse jäi. Ehk minu palk praeguse koha peal küll suurem on, aga loodan, et teie lugupidamist ära suudan teenida ja seeläbi minu tulevik rohkem kindlustatud on. Nii ta siis teatab Eesti Panga presidendile Eduard Aulele. Eesti Panga Rakvere osakonna juhiks jäi siis Sepp kuni 1940. aastani, kui ta vabastati seoses Eesti Panga reorganiseerimisega Nõukogude Liidu Riigipanga Eesti Vabariiklikuks kontoriks. Ja oma koha sai ta tagasi alles siis, kui algas Saksa okupatsioon, aga nii kui peaaegu taastati jälle Nõukogude võim, oli paratamatu, et ta pangas edasi enam ei töötanud. Peet Sepa asetäitjaks oli varem Renteid juhtinud Theodor Reimer. Tema oli Rakveres sündinud, siin koolis käinud, ta oli Rentei ametnik juba alates 1905. aastast. 1916 mobiliseeriti ta sõjaväkke, esialgu oli ta siis Moskva kubermangus, hiljem tagasi Tallinnas ja 1918 sai ta jälle tööle siis Renteisse ja seekord juba siis asutuse ülemana. Ja kuigi temast nüüd ei saanud Rakvere osakonna juhti Eesti Vabariigi aastatel, jäi tema pangandusse tööle kuni 1952, nii et elas üle väga erinevaid aegu. Ja nemad vast olidki 2 kõige olulisemat meest Eesti Panga Rakvere osakonnas, kus siis 20. aastal töötas üle 20 inimese. Nii et vanad Rentei ruumid jäid siis paratamatult kitsaks. Siin on siis veel kord Tallinna tänav ja Rentei hoone. Ajalehes Vaba Maa kinnitati, et omal ajal oli maja üks uhkemaid Rakveres, kuid nüüd on ehitustehnika arenenud niivõrd, et tolle aja hiilgusest on järgi jäänud vaid üks muuseumi ese. Ruumid on liialt niisked ja seetõttu vastuvõetamatult tervishoidlised.
Lisaks oli ruumikitsikus, inimesed pidid kannatlikult järjekordades seisma, et pangateenust saada ja juhtus sedagi, et järjekorda sattus maalt tulnud inimesi, kes omast arust olid tulnud monopolipoodi. Nimelt samas majas oli siis ka Rakvere linna viinapood ja seda imestust, kui järjekord vale oli. Nii et pangamaja ehitamine oli igati hädavajalik. 1928 omandas Eesti Pank omale uue krundi Turuplatsi ääres. See on siis koht, kus me praegu oleme. Kuni 1906. aastani oli Rakvere turg tegutsenud Pikal tänaval kiriku juures, kuid see koht oli jäänud kitsaks ja siis Laada plats koliti ümber või Turuplats koliti ümber Laada platsile. Nii et uus turg 1906. aastal tuli kohale, mis oli Laada platsi põhjapoolne serv. Nii et kui Rakveres peeti laata, siis jätkus kaubitsejaid alates siin Rakvere inimestele tuntud Berliini Trachterist kuni siis tänapäeva säästumarketini välja. Kõik see ala oli siis kaubitsejatega kaetud. Säästumarketi poolses osas oli niinimetatud põrsaturg. Seal siis müüdi, nimigi ütleb, loomi. Toidukaupa ja muud kraami müüdi Laada päeval Turuplatsil, see on siis nagu meiepoolses servas praegu. Ja päris siin pangamaja poolses nurgas pakkusid Avinurme ja Tudulinna mehed oma puutöökraami. Ja ümber platsi olid siis enamasti väikesed puumajad. Siin on küll eemalt võetud, aga puumajad olemas. Ja kui avati turg, hakkas ka ümbrus muutuma. Ehitati uusi maju, avati kauplusi ja ladusi. 1906 juba sai valmis siis Juhan Matsoni kivimaja Turuplats 5. Berliini Trachter on varasem 19. sajandi lõpus. Ka tänase pangamaja naaber Laia ja Parkali tänava nurgal on pärit varasemast ajast. Juba siis Rakvere plaanil 1798 on Parkali nurgal näha puumajad. 20–30. aastal kuulus see nurgapealne krunt siis Mihkel Põiklikule. Majas tegutses Võõrastemaja restoran Euroopa ja lisaks oli seal ka jalanõude kauplus, mis oli väga populaarne linnas. Ja võib-olla siis ka mõnest kaugemast naabrist. See on nüüd siis otse üle platsi. Tänapäeva Kroonikeskuse kohale oli siis 1956 ehitatud juba Johansoni puumajad, seal oli kaubalaod, kauplused ja 20. oli seal Sinisofi põllutööriistade ja masinate kauplusladu. See pilt on 30. aastatest, kui Kroonikeskuse kohal oli Kurt ja pojad Rakvere harukontor. Praeguse tsentrumi koha peal oli pikki aastaid kivist sepikoda ja teine sepikoda jäi siis veel Parkali uulitsa peale, nii et pangamaja jäi nagu kahe sepikoja vahele. Ja muidugi 1928 avas siis uksed Ferdinand Adolfi projekti järgi tehtud Rakvere turukaubamaja, üks kaunemaid vast Eestis. Ja nüüd olid siis mõningad naabrid pangamajale. Pangamaja ehitusega ei katkenud ka siin Turuplatsi ümbruses ehitustegevus. Laada tänava ja Turuplatsi nurgale ehitas Riide kaupmees Mets, kes oli riigisakslane, oma aastakümneid tegutsenud kanga kaupluse ja Laada 29, sinna ehitas ärimees Hugo Jürgens samuti kaubamaja. Ja need on siis mõlemad pärast pangamaja ehitatud. Nii et selline oli see ümbrus, mis siin oli. Jah, meile tundub ta lage, aga ma ütleksin, et rohkem oli siin ikka selline madal puuarhitektuur, nii et päris tühi see väli ikka polnud. Niisiis, veebruaris 1928 Rakvere linnavolikogu eraldas Eesti Pangale krundi Parkali uulitsa, Turuplatsi ja Poska puieste nurgale. Poska puieste, see on siis tänavata Kastani puieste. Sama aasta oktoobris anti maa pangale üle. Lepingus kinnitati, et ehitus tuleb teostada hiljemalt 6 aasta jooksul. Ja siin on siis
pangamaja nagu plaan, kuhu ta siis tuli. Esialgu ei andnud soovitud tulemusi pangamaja kavandite võistlus. Konkursile esitati 6 tööd, märkiti ära siis Karl Puurmani kavand märgusõnaga Viro, aga ehituseks ei läinud. Tõenäoliselt oli põhjuseks hoone üsna suur maksumus ja kindlasti mõjutas otsust ka ülemaailmne majanduskriis. Sobilikumaks peeti Ferdinand Adolfi projekti, mis kinnitati linnavalitsuse poolt 11. mail 1932. Nii et fondi soetamisest oli juba 4 aastat möödas. Ferdinand Gustav Adolf sündis tuntud ehitusmeistri Georg Gustav Adolfi peres 1890. Siis elas perekond veel Rakverest väljas Roelas, aga mõne aasta pärast koliti siis Rakvere ja kuhu siis pereisa ehitas omale kodu Tõusu tänav 2. Ja selles majas on hiljem elanud ka juba mainitud pangajuhataja Peet Sepp koos oma perega. Isa Georg Adolf oli siis seotud ka renteihoonega, millest siin oli juttu. Nimelt 1910 tegi ta seal remondi ja ümberehitustöid, kus siis endisest invaliidide komando Arsenali ruumist sai rentei suur operatsioonisaal. Ja aastaid kuulus Georg Adolf linnavalitsuse ehituskomisjoni. See oli siis komisjon, mis otsustas, missugused maju, kuhu siin Rakvere linnas võiks ehitada. Nüüd siis poeg Ferdinand alustas kooliteed Rakveres, seejärel õppis Tallinnas reaalkoolis, ehitusinseneri kutse omandas ta Riia Polütehnikumis, mille ta lõpetas 1918. Ja juba siis, kui ta koolis käis, siis töötas ta Peterburi ja Moskva suurtes ehitusfirmades ja sai sealt häid praktilisi kogemusi. Ja kui ta nüüd Riia oli lõpetanud, tuli ta aastaks vanemate juurde. Siin ta peatus 1 aasta, edasi suundus ta Tallinnasse, oli mereasjanduse peavalitsuse projekteerimisbüroo juhataja, aga tähtsam oli vast see, et ta oli õppejõud Tallinna Tehnikumis, kus siis õpetas tudengitele ehituskonstruktsioone, raudbetooni, mehaanikat. Nüüd oma esimesed projektid tegi Ferdinand Rakveres juba tudengipõlves. Ja tema kavandi järgi ehitati näiteks üks uhke, tegelikult see ei ole väga ilus maja, nagu rahvas ütles, kivilaer Tartu tänaval. Samuti siin lähedal puumaja Laada 31, mis on praegugi alles. 20. 30. aastal ehitati Ferdinand Adolfi projekti järgi Rakveres käsitööliste seltsimaja Lai tänav 11, mis on siin samas ligidal, elumaja tööstuse 4, linnahaigla Vene tänaval, siis eelpool mainisime Karl Puurmani. Karl Puurmani projekti järgi oli ehitatud Rakvere ühispanga hoone, aga sellele siis Ferdinand Adolf lisas veel 1 maja osa Posti tänava nurgal ja see on väga kenasti kokku sobitatud. Praegu on siis meie raamatukogu seal. Ja muidugi siis turukaubamaja ja pangahoone. Ferdinand Adolfil oli noorem vend Arnold. Tema õppis Venemaal maamõõtjaks, ometi tegeles ka tema just majade projekteerimisega ja ilmselt oli siin märgata ikkagi venna mõju. Tema hooned on enamasti puithooned ja neid leiame siis Kastani tänavalt, põhiliselt Kastani tänavalt siin lähedalt, aga ka mujalt Rakverest. Nii, aga tagasi siis, juba tuttav pilt, aga tagasi siis pangahoone juurde. Kui pank oli omandanud fondi, välja oli valitud projekt, siis järgmiseks oli leida ehitajad. Hoone ehitamiseks algati ettevõtjad Reinhold Weigel, Ado Weigel ja Leonhard Kööbas. Eesti Pank sõlmis nendega lepingu rohkem kui 100 000 kroonile. Keskkütte, vesivarustuse ja puurkaevu rajajaks sai firma Tõnisson ja Coop. Reinhold Weigel oli 20. sajandi esimese poole üks tuntumaid ehitusmeistreid Rakveres. Ta oli pärit siis Läänemaalt, tuli siia 1902, aga tema selline kõrgperiood ehitusmeistrina jääb juba siis Eesti Vabariigi aega.
näiteks Tööstuse tänava koolimaja. Ja oli ta siis ka seltsielus aktiivne, kui nüüd Adolfi projekti järgi taheti ehitada käsitööl siis seltsimaja, siis Veigel annetas väga suure osa rahast, mis läks vaja selle maja ehituseks. Juba siin eelpool räägiti ehitustöödest, aga ehk kordaks veel üle, et 1932 mais alustati siis keldrikorruse väljakaevamisi. See on aeg, kui oli veel üsna suur tööpuudus, nii et lehtedes öeldakse, et inimesed asusid juba enne tööle, kui leping oli sõlmitud, nii et töölistest puudus ei olnud. Mullatööde käigus tulid välja Vana-Kõrtsi Odessa müürid. See joomakoht oli siis aastate eest maha põlenud, ajalehes Virulane meenutati. See oli üks vana ja räpane kõrtsihoone, kuhu kogunes turu- ja laadapäevadel igasugust elementi. Samas nenditi, et aastaid on vaikinud selles kohas elu ja loodeti, et uue ja uhke pangamaja kerkimisega lööb elu uuesti keema ja joobnud kõrtsiliste laulu ja kakeluste asemel saab näha ärilist ilma. Aga samas peab mainima, et kui 19. sajandi lõpus ilmus Postimehes Kõrtsi müügikuulutus, siis kirjeldati seda kohta ja seda maja hoopis lahkemate sõnadega. Mainiti, et Rahter on soodsas kohas, seal on numbrikambrid ja koerhoovid. Ning ega selles piirkonna halvas kuulsuses ei olnudki ainult Odessa süüdi. Üle tänava hilisemas põikliku majas oli olnud siis punane kõrts ja no ega selle kuulsus ei olnud mitte kuidagi parem. Uue pangamaja keldrikorruse müürid koos ümbritseva drenaažiga said valmis juulis 1932, siis hakati ka esimese korruse müüre laduma ja väidetakse, et alusmüüride maapealne osa ehitati Viru Jaagupi tarutuppaest. Ja nagu juba siin on korduvalt mainitud, et ajalehes Postimees nimetati Rakvere uut pangahoonet pilvelõhkujaks ja virulases kiideti ehituse ameerikalikku kiirust. Nii et küllap oli siis tõesti tegemist suurehitusega Rakvere linnas, aga nurgakivi panek sellegi poolest ei olnud kuigi suurejooneline. Nurgakivi pandi 16. juulil 1932. Tseremoonial osales Eesti Panga direktor Kaarla ja Eesti Panga nõukogu liige Virma, samuti omavalitsuste, politsei ning kohalike pankade esindajad. Vaimuliku talituse pidas õpetaja Ederberg ja preester Tamm. Sisse müüritava akti luges ette osakonna juhataja Peet Sepp. Aktile kirjutasid alla Eesti Panga esindajad ja muud tähtsad kohal viibivad tegelased ja nagu öeldud, publika hulgas kutsuti 2 kirjaoskajat lapsukest, kes kirjutasid samuti oma nimed alla. Akti sissemüürimisega lõppes lühike ja asjalik talitus. Eesti Panga Rakvere osakonna uus maja võeti vastu 19. septembril 1933. Komisjoni poolt, kuhu kuulusid 2 inseneri Tallinnast ja Rakvere linnainsener. Järelevaatus oli põhjalik, algas hommikul, kestis õhtul kella 8-ni ja ehitus tunnistati vastuvõetavaks ja korralikult tehtuks. Võeti vastu nii hoone ehitus Veigelilt kui ka keskkütte ja veevärk Tallinna firmad Tõnisson ja Koop. Juba oli avatud selleks vastuvõtu ajaks Tekla kauplus esimesel korrusel. Mis puutub siis nüüd pangaosakonna ruumidesse, siis nende kohta öeldakse ajalehes, et muidu valmis, kuid lõpetamata oli veel elektriseade. Tekla panga pood siin majas oli läbi Eesti Vabariigi aastates, oli väga suur pood linna jaoks, oli väga kuulus pood linnarahva hulgas, aga lisaks oli ka teisi kaupluseid, näiteks Rakvere piimaühiku piimapood, Brandtmani šokolaadipood, mille kohta kaasaegsed on öelnud, et lapsed käisid selle ukse taga šokolaadilõhna nuusutamas. Ja lisaks olid veel, lisaks panga ja kaupluse ruumidele olid majas juba korterid linna või panga erinevatele ametnikele. Eesti Panga Rakvere osakond kolis uude majja teisipäeval,
26. septembril 1933. Esialgu viidi siis ümber arhiiv ja teised asjad, mis ei olnud nii hädavajalikud ja uues majas algas töö 30. septembril 1933 ja vastavasisuline teade ilmus siis ka ajalehes Virulane. Uues pangamajas kasvas töötajate arv, juhatajaks oli endiselt Peet Sepp, aga tema alluvuses olid ka juba mõned kõrgema haridusega noored daamid. Panga töötajate hulgas oli terve rida linnas tuntud seltsitegelasi. Ka Peet Sepp osales seltside töös, näiteks oli ta Rakvere Rahvamaja ja Hariduse seltsi liige, Rakvere majandusühisuse asutaja ja juhatuse liige, tegutses ta ka Kaitseliidus. Tema asetäitja Theodor Reimer oli motokrossi huviline ja ta oli Eesti motoklubi Rakvere sektsiooni asutajaliige. Raamatupidaja Artur Rumm juhtis aastaid Rakvere näiteringi tööd ja mängis ka ise kaasa. Ja kui avati Rakvere teater 1940, siis sai temast teatris ka vanem. Noor pangaametnik Theodor Reimeri kasutütar Velli Freibusch oli üks paremaid ja armastatumaid näitlejaid Rakveres. Tuntud seltsielu edendaja oli veel Voldemar Matson, kes ametipoolest oli esimese kategooria kassiirrahalugeja. Ja tema kohta räägitakse, et oli väga vilunud rahalugeja, ta võis raha lugeda ja samal ajal rääkida juttu oma kolleegidega ja siis on veel räägitud, et kui Eestis oli rahalugejate võistlus, siis just see Rakvere Matson võitis esimese koha seal võistlusel. Matson tegeles veel foto- ja filmiasjandusega, juhtis maleringi, ta oli väga populaarne inimeste seas, ta suutis kaasa haarata palju inimesi, kes samuti nende asjade vastu hakkasid huvi tundma ja kaasa töötama ja tegutsema ja just selle pangaametniku eestvedamisel tehti Rakvere esimene film 1927. Nii et tema populariseeris seda fotograafiat, on mainitud, et mitmed naiskolleegid hakkasid fotondusega tegelema ja fotograafia oli tõsiseks hobiks ka Leonhard Kuivkaevule, kellest Nõukogude ajal sai Nõukogude Liidu Riigipanga Rakvere osakonna juhataja. Nii et ühest küljest tuli see pangamaja siis linna südamele tähtis, aga ka need inimesed, kes siin sees olid Rakvere linna jaoks olulised. Siin on üks udune pilt Nõukogude ajast. Nõukogude võimu kehtestamine 1944. aastal tehti lõpu nii seltside tegevusele kui ka Eesti Pangale. Kui 30. aastal tegutses Rakveres kuskil 7-8 erinevat panka ja teiste pankade pangafiliaali, siis Nõukogude ajal oli üks ja ainus Nõukogude Liidu Riigipank ja selle osakond tegutses just siin vanas ja väärikas majas, kus me täna oleme. Ja viimane pilt ongi siis Nõukogude ajast, kus pangamaja on siis ehitud 1. mai auks. Tänan tähelepanu eest. Aitäh sulle ja tõesti väga hea ja põhjalik ülevaade lisaks hoonega ka sellest, mis hoonest hoone ehk inimesed siin tees ja siin majas tõesti on väga laia silmaringi ja mitmekülgseid inimesi olnud.